Mul on probleem, kus minu juht ei anna mulle tagasisidet. Ma olen mitu korda küsinud, selgitanud talle, et ma soovin tagasisidet, et paremaks saada. Tema toob välja, et kõik on hästi, pole midagi öelda. Juht töötab teises linnas, teises kontoris ja mulle tundub, et ta ei tunnegi mu töö ja minu tiimi osas huvi. No esiteks on siin hea see, et sa üldse otsid tagasisidet, see on suurepärane. Ja mis on veel suurepärane, on tegelikult see, et juhil ei ole sulle midagi öelda, mis on ka väga okei. Nüüd, kuidas ikkagi saada siis seda informatsiooni välja kellegi käest? Et kui mina küsin Siimu käest tagasisidet näiteks ja ma ei saa talt seda informatsiooni või ükskõik kellegi käest, siis kokkuvõttes üks variant, mis ma saaksin teha, on minna spetsiifilisemaks. Ja panna ise mingisugune eelduste pakett kokku, et mis on minu enda võimekus siin hetkel, ma ei tea. Mulle tundub, et ma müügis ei oska väga hästi oma vestlusi kokku panna. Mulle tundub, et ma ei ole väga hea koosolekute läbi viimisel. Mulle tundub, et ma ei ole väga hea koosolekute lõpu osas. Mida spetsiifilisemalt ma saan küsida mingisuguse teema, siis seda spetsiifilisemalt on võimalik anda mulle ka tagasisidet. Ja võib-olla isegi ma ei pea küsima tagasi, kui anna mulle tagasisidet, et kui halvasti ma midagi teen. Okei, siis sa juba ütlesid, et ma teen midagi halvasti, aga võib-olla ma tahaksingi, et kuule, räägi mulle, mismoodi sina koosoleku lõpusid nagu lahendad. Ja sa saad küsida tema käest tagasisidet läbi selle, et ta räägib sulle, mismoodi tema seda teeb. Ja võib-olla siis sa saadki sealt mingisuguseid šnitte ja informatsiooni kätte selle kohta, mismoodi seda olukorda siis paremini lahendada, ehk siis sa lood endale võimaluse, kus sa saad ikkagi õppida, et otseselt mul ei ole vaja nagu tagasisidet, mul on vaja lihtsalt enda jaoks informatsiooni, mille abil ennast parandada või arendada. Ja nüüd mul on mingisugune eeldus ikka olemas selle kohta, et milles ma olen hea või ei ole hea ja mis on need asjad, mis ma arvan, kus ma võiksin siis paremaks saada ja ma saan neid üles sinna viia. Ja nüüd vastates seda teisele poole selle küsimusest on see, et töötad teises linnas ja siis on ju alati võimalik teha midagi sellist, et minna talle kontorisse ise külla, minna ise sinna linna, ehitada temaga suhet, et tõenäoliselt on teil siuke distantssuhe siis on ju, ja võib-olla ta ei tunnegi väga enesekindlalt ennast selles, et ta saaks anda sulle mingit tagasisid, sest ta on nii kaugel ja tegelikult ta ei teagi. Ta näeb ainult võib-olla tulemusi, ta näeb ainult, ta ei näe neid detaile. Eks võib-olla tal puudub see võimalus üldse sul tagasisid anda. Ja mõnes organisatsioonis on selline kultuur või lausa isegi reeglid, et töötatakse näiteks 2 linnas ja tuleb käia kuus mingi korra või vastav arv külas ja töötada päev seal teiste juures, et selle kohta on erinevaid arvamusi selle pealesurumise kohta, aga eks mingid põhjused sellistel nagu reeglitel on, et ja kui neid ei ole ja tundub, et seda on vaja, siis võib selle ise tekitada. Ja ma ise suudan sellega väga palju samastada, sest et see minu puhul on olnud ka, kui ma ei mäleta kellega see oli, aga see oli kunagi niimoodi, et iga kord, kui ma ühendust võtsin temaga, ühe instruktoriga, siis ta ütles mulle nii, no mis siin valesti on. Ehk siis ma just võtsingi temaga justkui ainult ühendust sellisel hetkel, kui midagi oli justkui valesti ja ma läksin temaga probleeme lahendama. Ja siis tekibki selline mulje, kus ma võib-olla suhtlenud selle inimesega mingi 2 nädalat või mingisuguse perioodi, siis kord, kui ma temaga suhtlesin, siis ma tulin mingisuguse infoga midagi lahendada. Ehk siis vahel on ka see, et ta võib-olla usaldab sind niivõrd palju, ja et tal polegi aega mõelda selle peale, sest tal on mingid suuremad probleemid käsil, kus kohas ta paneb oma aega või ressurssi, et tal ei ole aega seda sinule tagasiselt anda. Et küsimus ongi, mis see põhjus nagu on? Kas sellest, et tal ei tea seda, tal ei ole aega, mis iganes, et see tuleks välja nagu teada ja selle jaoks, et seda infot teada saada, siis on vaja jällegi omada suhet. Ja kuidas seda initseerida, sa saad ise teha ettepanekuid, kuule, et ma tuleksin, töötaksin sinuga koos ühe päeva, ma tuleksin järgiksin, kuidas sina teed midagi, kui see on võimalik, on ju, või kutsudagi ta ise siis mingitele üritustele, kus, me oleme loonud siia sulle head töötingimused, meil on siin üks laud, saad tulla siia meie koos töötama, see annaks see võimaluse mul sind paremini tundma õppida ja ma arvan, et see annaks positiivseid efekte selles, kuidas me koos saame tööd teha ja see tekitabki selle olukorra, kus me saame võib-olla arutada, et ei pea olema otseselt tagasiside sessioon ametlik, vaid tegelikult me saame tagasisidet ka muud moodi, on ju. Et me saame ise tekitada endale sellise keskkonna, tundes siis ise huvi selle teema vastu ja luues ise seda keskkonda selle meeskonna jaoks.
ja mida mina siis tol hetkel saingi aru, oligi see, et ma pean pidevalt ikkagi tegema neid üks-ühtesid selle jaoks, et mitte ainult tulla iga kord oma nii-öelda halvade uudistega, vaid tegelikult, et rääkida ka muudest asjadest ja minu puhul see oligi, mis ma andsin meeskonnale nagu teada ka, et kui te minust ei kuule, siis see ei ole üldse tegelikult probleem, see ongi minu juhtimisstiil olnud nii-öelda, et hajutatud juhtimine, et kui iseseisvalt saad hakkama, siis aeg-ajalt me checkime inni ja ma lihtsalt tulen ja koordineerin ja küsin mingeid küsimusi võib-olla, et see ei ole kunagi selle eesmärgiga, et ma tulen sind kuidagi mõrvama siia, et nüüd on ilge jama, vaid tegelikult see ongi see stiil, kuhu poole me mingis mõttes püüdleme, aga loomulikult, kui see ei toimi, siis on vaja teha muudatusi ja korrigeerida seda suhtlustihedust ja kõik seda muud asja vastavalt sellele, mis siis tegelikult sinu meeskonna liikmed vajavad. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane ka endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu kohi üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtleja, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Eks järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutuge robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortel asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõppu sõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, et õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei. Kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!